Tere, head makroskoobi sõbrad. Rõõm on teiega taas kord kohtuda. Viimati, kui sai pöördutud makroskoobi lugejate ja kuulajate poole palvega aidata makroskoobi portaalil, või kui täpsem olla, võimaldada makroskoobi portaalil jätkuvalt ilmuda, olime me novembrikuus, ja kui täpsem olla, siis novembrikuu alguses, enne Ameerika Ühendriikide presidendivalimisi. Ja kui palju on maailmas selle vähem kui poole aastaga jõudnud muutuda. Perspektiivid, mida meile on sisendatud aastakümneid olevat võimatud, on ühtäkki võimalikuks osutunud. Olles seda tegelikult alati muidugi olnud, kuid tegemist on arengustsenaariumite ja narratiividega, mis on täiesti taotluslikult peavoolumeediast valdavalt välja arvatud. Kuid nüüd on maailma jõuvahekordade nihked, alliansisüsteemide struktuurid, mida varemalt tõepoolest peeti ainuvõimalikuks, osutunud kõigile nähtavalt selleks, mis nad tegelikult alati on olnud, ehk siis ajutised nähtused ajaloo laiemas kulgemises. Teadupärast makroskoop on portaal, mille peamiseks eesmärgiks ongi seirata maailma jõuvahekordades aset leidvaid protsesse, avada nende tagamaid ning perspektiivseid tulevikustsenaariume, eeskätt asetades rõhku kõigele sellele, mis tavaliselt üldsegi mitte kogemata, vaid täiesti taotluslikult siis suurest pildist välja arvatakse. Ma olen üritanud seda funktsiooni täita oma parimate võimaluste kohaselt ning mul on hea meel, et makroskoobi lugejad ja kuulajad endiselt makroskoopi lugemis- ja kuulamisväärseks arvavad. Nii palju, kui ma suudan välja lugeda, siis Google'i andmetest peaks makroskoobil olema siiski peaaegu 20 000 külastajat kuus, kes saavad siis maailmas aset leidval silma peal hoida. Kuid võimalikuks on see osutunud siiski tänu sellele, et on sadu inimesi, kes on makroskoobi portaali omalt poolt toetanud. Ja siinkohal suur tänu teile. Paari nädala pärast tähistab makroskoop oma 4. sünnipäeva. Ja ainus põhjus, miks me siia oleme jõudnud, on tänu teie annetustele. Inimeste majanduslikud võimalused on ilmselgelt väga erinevad. Põhiliselt toetub makroskoop inimestele, kes teevad 10-20 eurose annetuse kuus ning võimaldavad seda portaali sedasi alal hoida, kuigi on ka episoodilisi suuremaid toetusi. Iga panus on väga oluline ja väga suure tänuga vastu võetud. Suur tänu teile ja ma loodan, et te olete valmis makroskoobi tööd ka edaspidi toetama. See pöördumine on loomulikult mõeldud ka nendele makroskoobi lugejatele ja kuulajatele, kes portaali küll loevad, aga pole omalt poolt selle jätkumist veel jõudnud toetada. Et kui see teil vähegi võimalik on, siis teie panus on nii teretulnud kui ka vajalik. Rohkemat mul praegu lisada ei olegi. Mul on tegelikult soov
teha selline sügavam sisevaade lisaks regulaarsetele uudistele ja esseedele, analüüsidele, mis siis Makroskoobis avalduvad, sügavam analüüs nendest aluspõhjustest, mis nagu on põhjustanud selle geopoliitilise ruptuuri, mis praegu on aset leidmas ja mis nii palju furoori on põhjustamas, mis on isegi teatud määral amüsantne. Aga ma arvan, et selleks võiks võtta nagu raamstruktuuriks kuulsa tsivilisatsiooni kriitiku, geopoliitika spetsialisti Samuel Huntingtoni raamistik siis lääneriikide globaalse dominantsi aluspõhjustest. Neid sai loetletud kokku 14 pärast külma sõja lõppu ja kuidas nendest tänaseks on alles võib-olla 3-4, maksimaalselt 5 ning needki on väga suure tõenäosusega järgneva 10 aasta jooksul kadumas. See nõuab sügavamat analüüsi lahtimõtestamist. See on üks asi, mida ma kindlasti sooviksin teha Makroskoobi lugejate-kuulajate tarbeks. Aga rohkem mul praegu lisada ei olegi. Ma loodan, et ei pane pahaks, et ma paar korda aastas teen sellise pöördumise teie poole, sest et paraku ilma Makroskoobi lugejate-kuulajate toetuseta, annetusteta ei ole Makroskoobi töö võimalik. Soovin teile kõigile ilusat kevade algust ning peatsete taaskohtumisteni Makroskoobis. Olge tublid, olge hoitud!